No tere jälle! Kas sa oled valmis Võlusopi 10. looks? Siit see tuleb siira ja kartulipilved. Võlusopis oli tavaline pärastlõuna. Päike sädeles lehtede vahel nii, nagu keegi oleks sinna peitnud peotäie väikseid kuldseid kellukesi. Mets hingas rahulikult, putukad tegid oma argipäevaseid kiirendusvõistlusi ja orav kõhatas viisakalt, nagu oleks valmis lauluga alustama. Aga keegi ei kõhatanud viisakalt, keegi kõhatas pahuralt. See keegi oli Siira. Siira istus keset lagendikku, põsed õhetamas, niheles ja käed olid puusas. See on ebaõiglane, täiesti ebaõiglane. Ruuno onnist ilmus kõigepealt nähtavale kruvikeeraja ja seejärel Ruuno pea. Ta nagu uuris, et kas on turvaline läheneda või peaks igaks juhuks kiivri pähe panema. Mis täpselt ebaõiglane on? Kas keegi sõi su porgandid ära või kas keegi sõi minu porgandid ära? Ei, porgandid on alles, ütles Siira. Aga Lumi oli mulle lubanud, et me joonistame hommikul koos. Ja siis ta joonistas hoopis üksi ja tegi valmis terve metsapildi. Ja mina jäin ilma. Ta vajus täitsa kössi. See pole õiglane. Ruuno mõtles natuke. Tema mõtted kõlasid tavaliselt nagu väike mutrivõtmete orkester. Seekord kõlas see orkester pahupidi, nagu mängiks valesid noote. Võib-olla Lumi lihtsalt alustas või unustas või joonistas kogemata. Lumi kaotab vahel ajataju. Ta võiks vabalt joonistada seni, kuni on juba vanaema. Siira turtsatas, kuid jäi endiselt mossitama. Just siis lähenes sammude sahin. Lumi ilmus välja, käes korv täis metsmaasikaid. Ma tõin marju, kes tahab. Siira tõusis püsti, käed puusas. Kas sa ei arva, et meil on vaja rääkida? Lumi pani korvi maha ja vaatas talle segaduses otsa. Rääkida? Millest? Kas Ruuno jälle proovis elektriga porgandeid küpsetada? See oli üks kord ja ma ei teadnud, et porgandid ei taha kõrget temperatuuri. Ei, mitte porgandid, sa jätsid mind joonistamisega üksi. Sa tegid kogu pildi ilma minuta. Lumi silmitses teda, suu pisut lahti, nagu püüaks konna kombel tabada mõtet, mis kusagil õhus ringi lendab. Siira, ma ootasin sind pool hommikut. Ma arvasin, et sa ei tulegi. Siis hakkasin niisama kritseldama. Ma ei mõelnud isegi, et see võiks ebaõiglane olla. Siira ehmus. Tema sisemine torm jäi hetkeks vaikseks. Sa ootasid mind? Muidugi ootasin. Just siis ilmus Ruuno onni seinale Frederik. Ta oli unine ja samas taibukas nagu alati. Tundub, et siin on õiglus lennus. Kas õiglus lendab? Kas tal on tiivad? Kas õiglus saab üldse aerodünaamiline olla? Küsis Ruuno. Õiglus on rohkem nagu tuul. Sa ei näe seda, aga tunned, kui see on paigast ära. Siira tõmbas nina kirtsu. Aga ma tundsin, et see oli ebaõiglane. Õiglust tundes pole midagi halba.
aga vahel tuleb endalt küsida, kas see oli päriselt ebaõiglus või hoopis arusaamatus. Aga kui see ei olnud pahatahtlik ega meelega tehtud, kas siis see ongi õiglus või kas õiglus tähendab ainult seda, et kõik saavad täpselt ühe palju? Ei, see oleks hoopis matemaatika. Runo noogutas elavalt kaasa. Õiglus ei tähenda alati võrdsust. Mõnikord tähendab õiglus mõistmist. Miks keegi midagi tegi ja miks see oli talle oluline? Siira, ma ei tahtnud sind kõrvale jätta. Ma lihtsalt arvasin, et sa ikkagi ei tule ja mõtlesin, et ma joonistan siis seekord üksinda. Siira silmad läksid suureks. Aga mina mõtlesin, et sina ei tahtnudki oodata. Ma arvan, et see on tavaline ühe inimese eelduste ja ootuste kokkupõrge teise inimese omadega. Lumi ja Siira vaatasid Runot ja siis teineteist. Nii et see polnudki ebaõiglane. Ma arvan, et see oli lihtsalt segadus. Frederik lehvitas tiibu. Õiglus ei ole see, et kõik saavad sama. Õiglus on see, kui kõik saavad aru, mis juhtus. Siira püstitab selle peale omale uue plaani. Ma hakkan siis õigluse küsimise mängu mängima. Kas see on ohtlik? Kas see nõuab kaitseprille? Ei, see käib nii. Kui midagi tundub ebaõiglane, ma küsin, miks see nii on. Kui ma ei saa aru, siis ma küsin uuesti. Kui ikka ei saa aru, ma küsin abi. Runo noogutas. Selline tark mäng mulle meeldib. Mul tuleb see kasuks ka minu ehitusprojektide juures. Miks see nii on? Kui ma ei saa aru, siis ma küsin uuesti ja siis ma ei saa ikka aru ja ma küsin abi. Kas sa tahaksid praegu koos joonistada? Aga seekord teen mina taeva, sina tee puud. Aga see pole ju võrdselt. Poole taeva joonistamine on. Õiglus ei ole võrdsus, mäletad? Me lihtsalt teeme nii, et mõlemal on hea. Runo sirutab end välja. Kas ma võin pilved teha? Ma teen väga professionaalseid pilvi. Nad on õige aerodünaamikaga. Siira ja Lumi naeravad. Tundub, et õiglus on taas jalul. Runo, Lumi ja Siira asusid koos joonistama ja tundus, et seekord on hoopis Runo see, kes seda kõige enam naudib. See on pilv, mis unistas, et on kartul. See on teaduslikult võimalik. Siira naeris nii, et tema porgandid kukkusid kotist välja. Nende pilt tuli imelik. Kaootiline, segane ja ilus, täpselt nagu sõprus. Aitäh, et aitasite mul õiglust otsida. Sa leidsid selle ise, me lihtsalt rääkisime juurde ja tegime pilve kartuleid. Nii see käibki. Õiglus ei tule sellest, kui kõigil on sama palju, vaid sellest, kui kõiki mõistetakse.
nii õppis Siira, et õiglus ei ole alati see, et kõik saavad täpselt sama osa. Mõnikord on õiglus hoopis kuulamine ja mõistmine, miks keegi midagi tegi. Kui me püüame üksteist mõista, siis on maailm palju õiglasem paik.